Marko on 35-aastane mees ja nagu ikka, ta on väga hõivatud. Tal on töö, pere ja kohustused. Nädala sees rügab ta tööd teha ja kui tuleb nädalavahetus, siis on puhkuse ja sotsialiseerumise aeg. Talle tundub, et kõigil teistel on seltskond olemas. Grillid, matkad, meesteõhtud, aga tema pole osa üheski neist. Tundub, et kõik teised peale tema saavad sõpradega nädalavahetuseti kokku. Samal ajal kui tema istub oma telefonis ja mõtleb, et kellegagi pole päriselt suhelda. Täiskasvanuna uute sõprade leidmine võib olla sama keeruline kui sobiva elukaaslase leidmine. Kõik grupid tunduvad juba moodustatud, justkui oled hiljaks jäänud. Erinevate uuringute järgi on inimestel keskmiselt 3-5 head sõpra, aga samas ligi 12% inimestel ei ole mitte ühtegi sõpra. Kuna lähedaste sõprade arv on otseselt seotud inimese rahulolu ja õnnetundega, siis on oluline, et iga inimene need lähedased suhted enda jaoks looksid. Aga mis siis, kui sõprade leidmine ei ole juhus, vaid tegelikult oskus? Oskus, mida saab harjutada. Nii nagu trenni tehes saavad lihased tugevamaks, saavad ka sotsiaalne julgus ja suhtlemisoskus paremaks, kui me neid kasutame. Kui sul ei ole veel piisavalt lähedasi sõprussuhteid, siis siin on sulle mõned soovitused, kuidas nendeni jõuda. Tegutse hobidega, mis sind tõeliselt huvitavad. Hobid viivad sind juba loomuomaselt teiste samade huvidega inimeste keskele. Olgu selleks mõni spordiala, kunstiline harrastus või lemmikloomaga tegelemine. Liitu teemapõhiste huvigruppidega sotsiaalmeedias või foorumites. Nendes kohtades korraldatakse sageli ka päriselus kokkusaamisi. Nii saad huvist ja digitaalsest suhtlusest liikuda reaalse kontakti poole. Küsi oma sõpradelt tutvustusi. Paljudel meie sõpradel on tutvusi, kellega meil endal võiks olla tugev side. Mõttekaaslus, ühised väärtused või isegi uus koostöö. Vahel on vaja lihtsalt küsida, kas sa tead kedagi, kellega mul võiks klappida. Ja seejärel korralda ühine kokkusaamine. Kindlasti oled märganud sotsiaalmeedias kedagi, kellega jagad näiteks ühte kirge, spordiala, spirituaalsel või filosoofilisi vaateid. Tänapäeval on täiesti okei kirjutada kellelegi, kelle elu sa jälgid ja kellega näib sul olevat ühised väärtusi. Kui inimene pole just kuulsus, vaid lihtsalt avaliku profiiliga inimene, siis üks siiras sõnum võib viia näiteks kohvikukutse või koostööni. Sealt saadki aru, kas teil on mingi side või mitte. Lähedased sõprussuhted ei teki iseenesest. Need vajavad julgust, tegutsemist ja valmisolekut päriselt inimeste jaoks kohal olla. Aga kui sa seda teed, siis su elu muutub. Sa ei tunne end enam üksi, sa saad igapäevast toetust ja kogeda ehedaid jagamisi, mida me kõik vajame. Kui sul on juba sõbrad või oled uute inimestega tutvumas, jääb üles üks küsimus. Kuidas luua sügavamat sidet? Kuidas jõuda pinnapealsetest vestlustest päris tähenduslike suheteni? Selleks on sul vaja oskust, mida koolis sul ei õpetatud, aga mis võib muuta kõik su suhted? Mis see on?